Mina olen Andres Jääger ja minuga koos on Kristiine Frey ja meie oleme eluhoolikud. Eluhoolikud, see ongi, me elame südamega. Elust sõltuvuses olevad inimesed. Jah. Ma tunnen natukene, siin on natukene seda ma võin kõikide probleemidele lahendada. Eluhoolikud@gmail.com. Sa võid alustada. Tõmba see algust käimale. No, tšao, kakao. Kakao või? Ja proovin iga kord teha mingit mega cringe ja veidrat. Ei hopsti väike mees. Ei hopsti. Kus see on? Ma ei tea, kus see tulnud on. Mis see, oota, aga... Ma arvan mingi multikas. Mulle kunagi meeldis räägi multikat vaadata. Tavai? Ja. Nüüd on jälle kohe küsimus, et mis oli sinu go-to multikas väiksena? Mul küsiti ka selle kohta ja mul oli raske ühte välja tuua, aga ma arvan, et mis kõige emotsionaalsem oligi see Stitchi oma, sest et no kurat, see oli nii kurb ja see lõppes niimoodi, et Emps lihtsalt nagu, ma ei tea, mis moodi ta selle hävitas, aga ära vaata ka, kurb on, väga kurb, et see kuidagi, noh, ma kuidagi relatisin selle Stitchiga nii hästi, et nagu ta tahtis jääda, aga mitte keegi ei mõistnud ja siis ta kogu aeg nagu keeras kõik pekki teiste silmis ja siis oli see üks, noh, seal siis see tüdruk, kes siis leidis ja mõistis ja püüdis seda mõista ja see oli siuke ilus. No selge. Yes. Mina arvan, ma oleks mootorrattur hiired äkki ütleksin. Et see oli minu go-to multikas. Kainda annad sükest nagu mingi mootorratturi mingi go-to multikas, kui ma olin siuke väike ja ma olin isegi väga väike, et mis see oli 94, noh igatahes, ma ei olnud väga väike, aga ma ikka seda mäletan väga hästi. Toi. Aga täna teeme tagurpidi saadet, et kui eelne kord ja eelmised korrad me oleme võtnud viimasena testi, siis täna teeme ka alguses ära selle. Mida me testime? Täna me testime siis San Pellegrino, Guarida San Pellegrino, Italian Sparkling Drinks Zerot. Väga hästi öeldud. Aranciata Rosa. Ma arvan, et peaksid seda sinu väikest laulujuppi kasutama turunduses. Ma arvan, et võiksid küll, jah, 10 000 eurot. 10 000 euri? Jah. Kuulsite? Et sest sellist nagu meeletut talenti, nagu mina suudan pakkuda lauldes, ei ole palju. Ei, seda ei ole. Aga jaa, see on selline vahva, mis siis limps või? Ta on jah, siuke maitsega mingi jook, mingi mahl vist või, aga see on zero, no added sugars. Karboniseeritud jook apelsini mahlaga 6% ja punase apelsini mahlaga 4%. Tundub väga tervislik. Et siin on siis 4 kalorit per 100 grammi peaks olema. Kus sa leidsid 6. See, kuidas sa infot niimoodi käppelt saad nagu imeline. Ja suhkrud on 1 gramm 100 grammi kohta, selles mõttes, et siin on suhkruid siis 3 grammi. 3 grammi? See on väga vähe arvestas sellega, et onu David oli 55. Jah, aga see oli puuviljasuhkur. Ei, ma saan aru sellest. Aga see ei ole puuviljasuhkur. Aga proovime kohe ära ja teeme suud magusaks. Kus on päris hea ju? See on väga hea. What? Ja see meenutab mulle midagi, kas Fanta on vale võrdlus või? Nagu suhkruvaba Fanta. Ta nagu alguses annab küll seda vaibi. Ta annab küll. Aga ei, see on ikka puhas ikka San Pellegrino, see ei ole mingi Fanta. See on mingi siuke mõnus suvine. Istud kuskil, peesitad. Paned natukene viina sisse siia. Viina? Ei pane. Millal sa viimati viina jõid? Hea küsimus, ma ei tunnistan osa, ma ei mäletagi. Aga meil mingi hetk tekkis see, et me tegime mingit viinakokse vist äkki. Et ma olen mingi aasta tagasi. Tavai. Aga ikkagi, noh, ma olen ikka oma elus ikka nagu joonud viina ikkagi nagu ka niimoodi religioosselt niimoodi, et üle kaela igat pidi piroga või pargis pealevõtuks, mis iganes asi ja mu kõige hirmsam mälestus on ikkagi jogurtiga joomisest. Ma mäletan, et jogurtiga? Ja me jõime mingisugust, see oli maitseviin, mingi vanilli või mida iganes, ka kuskil 2000 alguses oli. Ja siis meil ei olnud, me nagu sõbra juures seal olime. Ja siis mõtlesin, et külmkapis ei olnud nagu midagi nagu pealevõtukat. Ja siis me proovisime erinevad veega midagi, see ei olnud nagu see. Ja siis ta leidis, et tal oli nagu jogurtit seal. Ja siis me võtsime jogurtit peale. Jube mõnus oli, võtta selle pitsi viina ära, jogurtit, jube mõnus oli. Oi, ma oksendasin järgmine päev. Ma oksendasin. No, mul oli siuke pohmakas. See oli, no, need 2 asja lihtsalt kõhus hakkasid oma tööd tegema. Aga sellel hetkel oli nagu juba fine. Ma kippusin vanasti nagu, kui ma napsu võtsin, ma kippusin alati nagu üle pingutama.
et ma ei tundnud ära seda oma piiri, et kus on nagu see piir, et kuule nüüd võiks nagu lõpetada. Ei, hammas on verel ju, mis asja? Kõik ikka tuleb ikka lõpuni niimoodi, et noh, kas tudule, kas pikali või kas oksendama, et oleneb, kuidas tunne on. Ja mul oli sama, ma panin niimoodi hullu ja mul oli, kui alguses olid koksid niimoodi, et ma olin pigem see, kes viina jõi. Alguses olid koksid niimoodi, et viin ja siis mingi mahl või mulle meeldis selle spraidiga juua, no siuke mõnus magus, vaata. Siis lõpuks minu koksid olid niimoodi viin, siis need džinni pommid, vaata, no maitselised. Viinale džinni pommi peale ja mitte midagi muud. Või siis viin ja pisang. Alguses, kui ma hakkasin seda kokteili tegema, siis oli nagu apelsinimahla ka, aga lõpuks mõtlesin, et aga milleks? Palju toredam on ju, paneme kohe laks, kohe purju, kohe kuradi tuttu ära ja et mul oli nagu, mul tagantjärele mõtlen siis nagu mingi eesmärgiga läksin jooma. Eesmärk oli ennast lihtsalt nii-öelda laua alla juua. Või siis ma mäletan mingi hetk oli ka kuidagi siuke nagu võistlusmoment, et ma tahtsin olla see, kes nagu joob kõik teised laua alla, mis on nagu crazy, vaata. Et mul, ja ma tegin igast lollusi ka, et ma mäletan, mu vanaema ütles ka, lihtsalt vaatas mind ja siis mingi Kristiine, te olete Reigoga lihtsalt nagu mingi, teie kehad on vahetuses, eks mu vend on ja. Mu vend oli siuke korralik, te teinud mingid lollusi ja siis olin mina, tegin mingi siuksed poisi tempe, mingi joon viina nagu mingi vana kurat, et siis vana mõtleski, et kuule, no ei ole ilus, vaata. Tõmba hoogu maha, et ma mingi ära muretse, kõik kontrolli all, aga asjad ei olnud kontrolli all, ilmselgelt nagu, et ma mäletan, et mul oli elus mingid perioode, kus tõmbad külmkapi ukse lahti ja seal on lihtsalt nagu 2 riiulit õlut ja süüa ei ole. See oli retsaegna. Et tegidki tööd ja panid pidu, jõid alkoholi ja väga palju, noh, kui alguses vaata tegid seda seltskonnas, jõid nagu seltskonnas, siis mingi, et see muutus selleks, et sa jõid üksi ka. Ja nagu... See huvitav on see, et sa räägid jõid, selle asemel, et öelda jõin. Ma räägin viimane poka. Ei, ma saan aru seda, et mul kunagi lihtsalt üks psühhiaater, kui ma rääkisin, ja siis teed ja vanad ja siis ta ütles, et ei, noh, sina teed, ütle teen. Eks sa räägid nagu keegi teine teeb. Sina teed. See oli mõne pointi, siis ma nagu peale seda hakkasin ise ennast kuulama. Et siis ma enam üks hetk ei rääkinud, et tähendab, vahet ei ole, lihtsalt see on nagu huvitav tähelepanek. Et, see on tõesti. Siis ma hakkasin ütlema, et jah, siis ma jõin, tegin, olin, mitte noh, teed küll, siis teed paar lonksu ja siis teed mõne suitsu ja ei, sina teed. Aus, jah, tegin, teen. Ja see on päris hea point, et nagu ma räägin mingi kellestki teisest. Aga ma tunnen, et see oligi keegi teine. Nagu... Jaa, aga selles mõttes ei olnud, et see on jube hea mõelda, et nagu tead, ma tunnen selle mõtte juurde tagasi, ma tahan hinde ära anda. Ma panen sellele 9, see on väga maitsev jook. Ma panen 8. Tavai. Midagi jääb puudu, nagu lõpus minu jaoks kaob see maitse ära veits. Aga tõesti, siuke mõnus jook jälle, mida võtta kuskile sõpradega istumisele ranna äärde, et siuke mõnus. Või üksinda, kui kurb on. Või kui üksinda, kui kurb on. Jah, ja nüüd ma enam ei mäleta, mida ma öelda tahtsin. Ma ise saboteerisin iseenda juttu praegu sellega, et ma ütlesin, et oota ja ajame hind ära, selle asemel, et mõttega edasi minna. Okei, aga me rääkisime viimati sellest, et me räägime kui enda asjadest kui teisest isikust. Aga noh, sinna ta läks. Aga tuleme siis tagasi selle juurde, kui sa ütlesid, et sa tegid tööd ja võtsid napsu, siis selles mõttes ma nagu tunnen ise ka ennast ära selle koha pealt, et vanasti oli ka, et kui ma käisin tööl, oligi, et ja siis ma vabandasin ise ennast välja sellega, et ma teen kõvasti tööd, siis ma võin ka nädalavahetusel kõvasti pidu panna. Ja pidupanek ei pidanud isegi olema nagu suur peopanek, vaid see tähendaski seda, et lihtsalt, et ma võisin Google minna, võtsin oma viina kaasa, tegime jooki, lihtsalt olin mingi hetk täis, kuskil mingi hetk käin magama, hommikul ärkasin, võib-olla võtsin peale, võib-olla ei võtnud ja siis õhtul laupäeval näiteks jätkasin selle sama teemaga. Kusjuures ma ei olnud kunagi peale. Mul oli nagu see... Need on parimad. Need on nagu parimad mälestused sellest, kui sa ärkad veel ülesse. See ei ole alkoholi propageeriv podcast, aga see on lihtsalt nagu minu tuli veel, mis ma veel tahtsin. Et sa ütled, vaata selle, et see oli nagu teine elu on ju. Ma mõtlen ka päris tihti seda, et nagu tegelikult saaks ju elu nagu perioodid ära lahterdada. Et nagu ongi, et
kas mitte sa ei öelnud esimeses saates, et sa ei usu inkarnatsiooni, mis tähendab seda, et nagu taas sündivat, et nagu, et noh, siis ongi nagu kõik, on ju. Et aga ühtepidi ma mõtlen, et me elamegi nagu väga mitut elu, et mul ongi elus olnud, ütleme, jagame selle 4, et ma olengi nagu elanud nagu 4 elu tegelikult. Ma olen 1 elu jooksul elanud nagu 4 elu. Ja need tunduvadki vahepeal kaugelt vaadates nagu, see ei ole nagu mina või nagu see tundub nagu tõesti nagu uskumatut, vaata, on ju. Aga tegelikkuses tegelikult see ikkagi on sama elu, on lihtsalt mingid etapid, mis omakorda tegelikult viivad sind selleni, kes sa praegu oled nagu. Et selles suhtes sul nagu on nagu õigus, kui sa ütled, et see nagu ei ole nagu sina, vaata. Aga teistpidi on nagu ikkagi kurat oled. See on lihtsalt oma elu sees sa oled elanud, ütleme, mitut erinevat elu siis või? Saab minna niimoodi sellega või? Ma arvan küll. Jah, et eluperioodid või elu, et aga jaa, peale joomised, oh my god, nagu on kõva pidu, on ju, paned, on ju, siis ongi see kuskil on mingi see magamishetk, on ju, mingi 3-4 tundi midagi taolist, ärkad ülesse, sul ei ole veel pohmakat, sa oled veel niimoodi pooleldi, ma olen veel niimoodi pooleldi joogine, ei ole kõik seda veel halba tunnet ja siis ongi, võtab külmkapis selle külma õlle peale mingi ice'i või midagi, holy shit, ja päev läheb jälle ilusaks ja siis jätkad 2., 3., 4. ja ma olen ikka korduvalt oma eelnevas elus siis olen pohmakat niimoodi edasi lükanud, et ma olengi pohmaka lõpuks ära tapnud. Ja ma olen kuulnud, see on võimalik. Ja see ongi võimalik, sest sa lihtsalt tiksud ja nautled selle järgmise päeva järgi ja siis juba õhtuks sa oledki nagu, see on vässu, aga sa ei ole nagu surnud, sul ei ole nagu seda peavalu, seda kõike seda, et jah, aga noh, sellised hetki on ikkagi nagu mingisugune mõned korrad, kus on nagu päriselt nagu see olnud nagu mõttes selle peale, et see on nagu lahe, et see on nagu suitsetamisega, et kui ma kunagi suitsetasin, siis 2 sigaretti päevas olid päriselt need, mida ma nautisin. Ja ülejäänud, ütleme 10-12 tükki, ma tegin lihtsalt mingisugusest harjumusest, mingist asjast, aga seal ei olnud nagu mingit mõnu taga, vaata. Et siis nagu saab ka romantiseerida seda suitsetamist nagu tagantjärgi, aga ainult seda väikest osa, vaata. Ülejäänud oli kõik lihtsalt mingisugune suvaline nois seal kõrval tegelikult. Suudaks niimoodi suitsetada, et sa naudid ainult seda 2 suitsu, mis päriselt sulle annavad nagu mingisugust emotsiooni, vaata, või mida iganes. Aga nii kahjuks suitsetaja ei saa elada. Oot, ma ei tea, ma ei oska kaasa rääkida. Ma tean, ma mingi aeg nagu proovisin suitsu aga ma ei tea, ei olnud minu teemana, ma arvan. Aga... See on väga hea. Minu veel kõvemad vennad on need, kes ei ole suitsu proovinudki. Et nagu, et see tahtejõud sellises maailmas nagu me oleme, et nagu, et mitte proovida, mitte alluda siis mis iganes massile, mis parasjagu on, et eeldatavalt hakkavad inimesed suitsetama siiski mingi kamba vaimu pärast või kellegi pärast või kellegi tõttu või kellegagi koos või vaata, see ei ole kunagi mingi tegevus, et kui ma hakkan nüüd suitsetama, istud 13 oled, loed Hemingway'd ja mõtled, tahaks suitsu teha. Lähed, sebid endale mingi pakki suitsu ja siis hakkad üksinda suitsetama. Nope, see on kuskil koolis. Teised tüübid käivad vahetunnil suitsetamas. Ma tulen ka. Üks hetk proovid, esimesed 6 aega alla ei tõmba, siis hakkad alla tõmbama, siis on fine. No mul oli see, et mulle öeldi, et umbes, et suitsetamine rahustab. Ja siis ma mõtlesin, milline hea viis elu raskustega toime tulla. Aga ei tea, ei olnud minu teema. Mul pigem oli see, et teeme koksi. Meil raske, teeme koksi. Tead, kõige hullem on see, et see on mingisugune müüt, mis on tekkinud, see rahustamise teema, et tegelikkuses on tõendatud seda, et vastupidi tekitab ärevust. Suitsetamine tekitab ärevust. Ja see oli minu jaoks nagu ka selline mind-blowing, kui ma nagu seda lugesin, et mida? Et nagu kõik see, mis meil ongi, olengi juba närvis, on vaja suitserad ja see on, mingid legendid elavad oma elu lihtsalt. Ja see tegevus, ma eeldan, et see on see tegevus, mis sind rahustab. Just. Mitte see, mida sa sisse tõmbad. Sama oli, nagu oligi alkoholiga ka, et jah, sul sel momendil on mega tore olla, vaata, lambis kõik mured on kadunud, sa oled mingi ülilõbus ja ma ei tea, maailm on nii värviline. Mina olen lõbus. Mul oli lõbus. Aga siis tegelikult ma sain mingi hetk aru, et see süvendab kõike seda, mis mul on. Sest et nagu see asi läks minu sees nagu veel suuremaks kuidagi ja ma ei tea, mõttetu. Ei tasu oma muresi asju kuskile klaasi põhja juua. Ma hakkasin eile vaatama ühte filmi, see on mingi Taani film oli,
Another Round või mis selle filmi nimi on, ja siis seal ongi nagu õpetajad, kes hakkavad oli lugenud kuskilt mingit uuringut, et kui inimesel on 0,5 promilli kogu aeg sees, et siis elu on nagu parem. Ja siis nad hakkasid kogu aeg nagu hoidsid seda 0,5 promilli sees, kogu aeg, koolis, kogu aeg, need elu läks järjest paremaks. Ma olen filmini lõpuni jõudnud, aga nüüd järgmine hetk need jõudsid 1,0 juurde või siis 0,1 juurde või 0,10, kuidas seda võtta. Et nad kogu aeg tõstavad seda ja peale kella 8 õhtul enam ei joo. Et nagu päev otsa, ainult töö juures joovad ja niimoodi. Ja nende elu läheb järjest paremaks, ma huviga ootan, kuidas see film nagu lõpeb, et ma eeldan, et seal tuleb mingisugused asjad, kus kõik kukub kokku, nagu ikka filmides on. Aga päris huvitav siukene, et ma ütlen, et ta nagu alkoholi propageeriv on, aga et ongi, et hetkel on niimoodi, et kõik läheb järjest paremaks. Nende suhtlus oma peredega, õpetajatena, nad on palju lahedamad, palju ägedamad, õpetavad palju paremini. Ja see on ka jälle siuke, okei, see on huvitav. Ma arvan, selles suhtes, kui sa oled inimene, kes naudib väga palju alkoholi, siis ma arvan, sa ei vaatagi seda filmi lõpuni, vaid sa oled mingid, aga näete, siin on, mul on nagu põhjus, miks ma võiksin selle väiksed ringi teha. Sobib, siis kui puud jälle võtad ja puhud ja võtad ja vaatad, okei, hoiad kogu aeg 0,5 peal ennast. Jaa, ei väga hull. See on väga pull, aga noh, ilmselgelt alkohol on ju siin... Ma nüüd ei taha päris valetada sinna, aga see statistika on ikka päris hirmus tegelikult alkoholisurmadega, et see on nagu fun mingi hetkeni, vaata. Et oli jälle mingi Matthew Perry, seal mingisugune intervjuu oli ja siis seal see intervjueerija nagu ikkagi ütles, et inimese otsus on see, kas ta joob või ei joo, on ju. Siis Matthew Perry oli öelnud, et noh, ma olen suga nõus, on ju, aga ainus hetk, kus ma olen kontrolli all, on see, kas ma teen esimese dringi või mitte. Siis edasi, mina ei kontrolli seda. Ja sellest ei saa aru inimene, kes ei ole alkohoolik või siis kes ei tea asjadest nagu midagi, siis ta võibki oma tõde raiuda, et ei, see on sinu otsus, sinu vastutus on ju, aga alkoholism on haigus, nagu nii mõnedki teised asjad on ju, et see ei ole päris nii must ja valge, et ei, see lihtsalt ei joo. Kunagi mul isa suitsetas, või noh, siiamaani suitsetab juba mingi 100 aastat. Ja siis oli ka niimoodi, et miks sa suitsetad, jäta maha on ju. See on nagu nii loogiline asi, mida öelda on ju. Ja siis, kui ma ise hakkasin suitsetama, proovisin mingil hetkel maha jätta, ja siis ma ei olnud veel valmis selleks, kui hiljem nagu olin, siis nagu see ei ole niimoodi, et sa ütled suitsetajale jäta maha umbes. Nagu don't care. No. Ja, me oleme hästi targad seni, kuni me ise ei ole selles olukorras. Et hästi lihtne on nagu siis hinnata kellegi otsuseid või valikuid, kui me ise ei ole selles olukorras olnud. Et ma tunnen, et ma ka tihtipeale võib-olla mingites asjades ka kipun mingid arvamusi andma, eriti nagu kui ma olin noorem, siis ma mõtlesin, oi, ma olen maailma kõige targem, vaata, ma tean kõigest, ma tean laste kasvatamisest, kuidas elu peab elama ja üks hetk nagu istusin selle koksi kõrval, vaata. Hullud tark on ju. Aga targad mõtted tulevad ka koksi kõrval. Tead, ma ei taha seda mõtet endale võtta külge, sest mul oli kunagi see, et ma tundsin, ma põhjendasingi võib-olla oma seda mingit joomist sellega, et ei, aga saate aru, mul tuleb nii head mõtted, ma olen nagu hoopis teine inimene, nagu ma olen nii avatud, ma suudan paremini rääkida, ma olen lõbusam, ja see lihtsalt nagu, tegelikult loob mingit vabandusi, miks on okei. Ei, see oligi natuke tegelikult naljaga öeldud, et selles mõttes, et targad mõtted, et siis kui ikkagi nagu 2 inimest istuvad, mõlemad on alkoholijoogised, mis korrid lauses oli, nad on joogised mõlemad, siis nad räägivad jube tarka juttu endale, ja nad ongi väga intellektuaalsed, aga kui sa nagu kõrval vaatad, sa näed just 2 lämisevad kuradi inimestel, kes nagu mõtlevad, et räägivad tarka juttu. Aga kindlasti on inimesi, kes tegelikult selle põhjal, mis sa ütlesid, ka päriselt on võimelisemad rohkemaks. Ja tegelikult ma tean näiteks, et vanasti oli hip-hopi maailmas oli hästi ikkagi jälle siukene nagu kuulujutt või siukene nagu mingisugune legend, mis käis, et ikkagi, et väga paljud head hip-hopi laulud on kirjutatud ikkagi kanepi uimas, vaata. Et see avardab seda mingit mõttemaailma, on ju. Mina alati on narkootikumide puhul mõelnud seda, et need inimesed, kes räägivad seda, et kui nad mingit seeni söövad või midagi, oi, nüüd ma näen, milline maailm tegelikult on. Siis on niimoodi, et okei, see on narkari jutt. Et nagu sa ei näe, kuidas maailm tegelikult on. Sa näed, kuidas maailm sulle tundub, kui sa oled proovinud või oled võtnud mingisugust narkootilist ainet. On, ja. Aga selles mõttes kindlasti see ei ole nagu asi, millega ma tahan inimestega vaielda, sellepärast, et jälle meie arvamused, kogemused ja kõik asjad on nagu hästi erinevad. Et
kohe ma tean, mis maailmas toimub. Kurat, ei tea midagi, sa oled tarkar. Jah, see ongi mingi vabandus või kuidagi. Aga ma olen ise proovinud Kanep Uimase räppi kirjutada küll. Tuli välja siis või? Ei, ma suutsin nagu paremini kirjutada räppi siis, kui ma ei olnud Kanep Uimas, aga siis, kui ma ikkagi noorem olin, et siis ma ikkagi proovisin ka ikkagi seda ikkagi kanepit ikkagi, ma tarvitasin kanepit ühel suvel nagu hästi palju, ma mäletan. Vaat mina ei ole sellest kanepi asjast, ma ei ole kunagi aru saanud. Nagu ma olen võib-olla vähe proovid ka, lihtsalt ma nagu ei saa aru, vaata, kui see nagu esimesel korral ei litti, siis miks ma peaks teist korda proovima, aga ma proovisin seda teist korda ka ja nagu ka ei littinud, ma mäletan, ma lihtsalt nagu korra tekkis siuke mingi korra nagu mingi ei saa naeratust ära, aga üldiselt nagu nii mõttetu asi, ma ei saa aru sellest ja jumal tänatud ei saa, et pigem ma olen ka igast asju proovinud, et nagu need võib-olla need kangemad asjad, et kuidagi mäletan siis, kui esimest korda kommi proovisin, siis ma sain aru, miks sõltuvused tekivad ja Kristina ei räägi praegu Kalevi kommidest. Et siis ma sain aru, et siis oligi ja sa näedki seda maailma mingi võib-olla teistmoodi, aga hakata nüüd rääkima mingit, ma saan nüüd aru, vaata, maailm on hoopis selline ja see peaks siuke olema, nagu lõpetage ära. Nagu ei, et ma arvan, et pigem ei pea siukest asju tegema. Mõttetu. Esiteks, paned oma raha sinna, nagu mine tee midagi targemat. Tohutul hulgale läheb sinna. Mine tee midagi targemat, on ju, selle rahaga. Et ja kui sa ütledki näiteks mingi ala artistina või kuidagi, et sul on vaja seda, siis ei, see on lihtsalt mingi, ma ei tea, uskumus või mõte, mille sa oled endale pähe võtnud, et see ongi sõltuvus, sa selgitad endale, et see on nagu real thing. Just, et kui ma seda ei tee, siis ma olen mõttetu juinn, vaata, aga nagu proovi veits, on ju. Et samamoodi mõtlesin ka alati, et kui ma joon alkoholit, siis ainuke aeg, kui ma olen suga avatud ja sotsialiseeriv, on ja ma ei tea, saab ka aina nagu rääkida ja väga tore on ja nagu, mis kõige parem selle puhul, et sa mäletad neid vestlusi ja sa mäletad neid hetki, sa mäletad neid sündmusi või mis sa sõpradega tegid, mis on minu arust nagu kordades suurem väärtus kui see, et naispidu oli, mäletad midagi või? Ma ei tea, vist kuskil seal midagi tegime. Jaa, absoluutselt. Ma olen ka 100% selle poolt, et ma ei ole nii tublisti võib-olla selleni veel päris jõudnud, et ikkagi on ka mingid situatsioonid, mis on ikkagi nagu kainena ikkagi ebamugavad mul siiamaani. Näiteks ongi, et nagu ma tunnistan ausalt, ma ei kujuta ette minna kluppi kainena, see on nii tavalise mehe jutt, ma tean, aga ma nagu olen oma elus paar korda proovinud seda ja see lihtsalt on minu ajaks nagu ebamugav. Kui ma võib-olla teeksin seda rohkem, võib-olla siis ma saaksin sellest nagu üle vaata. Aga minu arust, kui sa nagu räägid konkreetselt klubidest, ja siis see ei olegi koht, kus sa kainena saad olla. Sest, et, ei, no, ongi, aga see ongi nagu üks asi, kus ma ei saagi olla. Või kui ma läheksin mingile festivalile näiteks ma ei tea, Beach Grindile, siis ma kujutan ette, et ma ei tahaks olla seal lällavate inimestes ainukene intellektuaalne kuradi põrnitseja, kes nagu tekivad, hakkab ka eelarvamustega inimeste suhtuma, et ma kindlasti tahaksin ka võtta jooki, et see on ka mingisugune kultuuriline asi, mis meil on nagu ka nagu pähe tambitud, et nagu tegelikult, et peale selle, et on oma kogemused, et nagu, et ei saagi nagu pidutseda ilma alkoholit, et see on sama nagu, et kui keegi ei joo seltskonnas on ja, et siis miks sa ei joo, selle küsida inimeste käest, aga miks sa jood? See on nii haige küsimus. Küsitakse, miks sa ei joo? Jaa, ja see, ma mäletan siis, kui ma mingi hetk tegin otsuse, et kõik vaata, ma ei ütle, et ma nüüd mitte kunagi enam ei joo, on ja, et aga praegu lihtsalt ma ei tunne, et ma tahan seda, on ja. Et ja kui ma tegin selle otsuse, siis inimest oli kohe, sa ei joo, miks sa ei joo? Ja siis ma püüdsin nagu alguses selgitada, vaata, et lihtsalt ongi mingi siuke otsus, aga siis ma sain aru, et see on täiesti mõttetu, see minu enda aja ja energiaressurssi raiskamine, kui ma hakkan neile selgitama. Ja siis ma lihtsalt kasutasin taktikat, et ma ütlesin, et ma täna ei võta. Ma rase? Ei. Seda ei. Iga kord, ma rase. Iga aastane, ma rase. Palju sind lapsin? Sitaks, kurat toovad kapsalehtede vahele kogu aeg. Et, ja see toimis. Ma ütlesin, et ma täna ei võta. Võib-olla mõni teine kord. Ja see toimis. Ja siis ma mingi, aga mina arvan ikka, et nagu kõige paremaks rünnata, aga miks sa jood? Miks sa jood? Mis sul on? Mis pere probleemid sul on? Mis lapse peale probleemid sul on? Miks sa jood? Tegelikult see võib-olla jah. Kohe ründad, vaata. See on alati hea võimalus nagu head seltskonda hiljem nautida, kui ründada tülli kõigiga. Siis kindlasti tuleb hea pidu, vaata. Kõige parem, Kõigil on ebamugavna. Keegi küsib, närvi.
aga miks sa jood? Aga tead, mis või? Mul on väga raske kuidagi kirjadeni jõuda, ma olen avastanud selle meeldiva jutuvada keskel, et siis mul tuleb vahepeal võtta hoog maha ja öelda, et nüüd loeme kirju. Ja see oli üks kiri, mis tegelikult tuli meil juba siin mõni aeg tagasi peale esimest saadet ja lihtsalt me ei ole jõudnud neid niimoodi järjest minna, nii et palun vabandust kirjasaatjale, et me jõudsime sinu kirjani alles 4. saates. Aga ma alustan siis. Alusta. Suur aitäh teile huvitava ja sisuka esimese saate eest. Kuulasime teie saadet koos elukaaslasega hommikusöögilauas ning see sai kohe inspireeriva ja sügava päeva alguseks. Teie vahetu ja aus vestlus tõi tunde, nagu istuksime teiega samas ruumis. See ongi podcastide point. Ja see ongi see point, vaata. See võikski olla nagu iga podcasti point, et inimesed tunnevadki, et nad ongi nagu samas ruumis ja chillivad. Et kahjuks ei saa kaasa meiega rääkida, aga selle jaoks ongi postkast, et ma ikkagi soovitaks, äkki teete kohe väiksed märkmed, vaata, mis me räägime ja siis kirjutate meile ja vaidlete vastu, annate oma nägemust ja siis oma elukogemusiga. Jah, see on hea mõte. eluhoolikud@gmail.com. Just. Nagu istuksime teiega samas ruumis, just kui sõprade ringis, kus võib päriselt rääkida sellest, mis elus oluline. Eriti kõnetas meid see, kuidas käsitlesite suhteid, nii paarisuhet kui ka suhet iseendaga. Rõhutasite väga tabavalt, et lähedus ei teki iseenesest, vaid vajab teadlikku kohalolu, ausust ja julgust olla haavatav. See kõnetas meid mõlemat isiklikul tasandil ja pani vestlema teemadel, mida muidu võib-olla oleks edasi lükanud. Samas jäi meelde ka mõte, et ei ütlemine ei ole mitte eemale tõukamine, vaid piiride hoidmine, mis aitab alles hoida iseennast ja tänu sellele ka suhet. Tänan teid selle eest, et julgete päriselt kohal olla ja rääkida sügavustest, millest paljud sageli vaikivad. Selliseid vestlusi on väga vaja. Jään huviga ootama, millised teemad te järgmisena ette võtate soojade tervitustega. Mega armas kiri. Mega armas, aitäh, jah. Ja, mega armas. Et see on see, miks me teeme seda. Miks me võib-olla, me teeme ka seda, et me lihtsalt tahame rääkida, me elab pidamats 500, aga nagu päeva lõpuks on oluline ka, et kes teisel pool ekraani on, et jah, aitäh. Jaa, tulen veel selle juurde, et see hiljem või selle teemadest mingisugune tõugatud siis, et inimesed hakkavad omavahel rääkima, et see on alati nagu mingi mega lahe asi, et me käisime kunagi Lemmeliisiga, käisime seal Epp Kärsini koolitusel, et ei, me ei läinud Epp Kärsini koolitusele sellepärast, et me oleme uhuud ja kreisid ja mingid, vaid me läksime lihtsalt sellepärast sinna, et ma tunnen, nagu peaks vabandama, sest Epp Kärsini koolitus kõlab natuke nagu kuidagi veidralt. Läksime sellepärast, et saaks lihtsalt ühe vaba nädalavahetuse ja see oli nagu hea põhjus nagu minna, et siis see Vaagenküllis, eks ole, et oli see, läksime sinna. Ja see oli ka see, seal oli mingisugune see pidas seal mingit loengut ja mingit asja värki-särki ja kõik see oli nagu oli, vaata, et nagu ma ei tundnud nagu mingisugust, et see oleks nagu üliäge olnud või mingid asjad, et aga see sama päeval, kui toimus, see esimene päev toimus küll mingid loengud ja rääkis sealt, siis mul oli päris palju asju, millega ma oleks tahtnud vaielda Epp Kärsiniga, sest et ta on päris palju holistikat ja uhuud seal sees tegelikult, mis on nagu crazy. Aga siis, kui see loeng läbi sai, siis me nagu läksimegi nagu oma sinna siis hotelli või Vaagenkülli sinna tuppa tagasi ja siis me hakkasime ka rääkima, et mingisugused teemad, mis ta seal oli tõstatanud, nagu panid omakorda meid rääkima nendest teemadest. Mis tähendab, et tegelikult, et ühtepidi võib öelda, et see oli täiesti kasutu jutt, mis ta rääkis seal, aga teistpidi seal oli mingisugused laused ja mingisugused nõksud, mis meile jäid kuidagi nagu meelde, vaata, ja siis me läksime ja pärast rääkisime 2 tundi rääkisime nagu ajendatud sellest, mida Epp Kärsin rääkis. See on nagu jumala veider tegelikult. Et ma tahan öelda, et see on nagu ülilahe tunne, kui inimesed saavad üks hetk nagu mingitest asjadest nagu rääkida, võib-olla millest muidu üldse kas ei osata rääkida või ei teata, et sellest ongi vaja rääkida. Siis tulevad need teemad üles ja on võimalik nagu inimese kohta veel rohkem teada saada. Jah, see on mega äge. Ja see on nii tore, et nagu meie juba selle lühikese aja jooksul vaata, kedagi oleme nagu puudutanud. See tähendab väga palju. Jah, eestlastena võiksid rohkem nagu tagasisidet anda päriselt ka, et see on väga kõva. Kui mulle tegelikult nagu väga maitseb see jook. Mis ma ütlesin enne? 8 või? 8. Ma ütlesin 8. Ma tõstan 1 võrra. Vaatame, kas saate lõpuks on 10. Tavai, vaatame. Nii, võtame siis veel ühe kirja. Nii, selle sa lugesid ette. Võtame siis selle. Tere eluhoolikud. Podcaste ja mölasaateid on tõepoolest palju. Aga teie energia on kuidagi teistsugune ning paneb kuulama. See on see, vaata, kui vanemad ütlevad, et oma lapsele, et sa olid väga eriline.
see on sama, special kid. Special kid, teil on väga kuidagi eriline ja teistsugune energia. Wow. Ei, ma saan aru, et see on tegelikult hästi mõeld. Kõlab panilt. Teie kahe duo sobib väga hästi kokku. Loodan, et tulevikus teete ka live vestlusõhtuid. Oi, Õllesumber 2026. Kusjuures, see on nii weird place pidada podcasti seda asja. Ma nägin seda, kui see Mallukas ja Pärtelpoeg salajuttudega selle Õllesummeril ka tegid seda oma show'd. Kuidagi see kõik on nii fucking vale lihtsalt. Sa nägid nagu laivis siis? Ei, ma nägin Toomas Legranti neid stories, vaata, kuidas need inimesed seal istusid, kuidas nad seal lihtsalt oli, kuidas nad seal liikusid, kuidas seal oli nagu vähe oli rahvast ees. Samas nad olid kuidagi nii hajutatult, vaata suures nagu selles, et see ei tekita üldse sellist see kuidagi, ma tunnen, et minul võib-olla oleks tekitanud sellist tunnet, et ma suudan niimoodi vestelda või rääkida, kui see kõik oli kuidagi niimoodi hajutatud, hõredalt, kas keegi tuli meid kuulama või ei tulnud, on ju, et nad ise olid rahul, ma sain aru, et rahvast oli ikkagi piisavalt palju, kui nad olid esimene värki-särki, on ju, aga see kuidagi, kui sa võtad mingi asja, mis sobib ühte kohta, on live-salvestus, sul on pandud mingisugune ruum kinni, kui inimesed tulevad, ostavad sinu juurde pileti ja seal on backed, vaata, ja nad kuulavad sind ja nad naudivad teie vestlust. Või siis sa oled kuskil a la laadal lava peal ja inimesed kõnnivad mööda ja vaatavad, et kes need räägivad seal. See on nii veider kontseptsioon, et täitsa huvitav oleks teada palju nad sellest raha said, et see niivõrd suur ebamugavus. Kuidagi, jah. Ja nad ise minu arust tõid ka välja selle, et nad pigem nagu, ikkagi mingi ruumis eeldaksid. Kindlasti. Et tore kogemus muidugi. Kindlasti, nagu, kui meid kutsutaks, muidugi me läheksime, jaa. Ja nad on kindlasti enda üle väga uhked ja nagu minu arust nad ongi väga tublid naised, et väga kiired, väga palju jõudnud teha, et jah, aga live vestlusõhtud näiteks, miks mitte, et kui tõepoolest me meeldime teile, te tahate nagu meid päriselt ka näha, meiega päriselt vestelda, siis näost näkku, on ju, siis miks mitte, et võite muidugi meile kirjutada, et kuhu me võiks tulla, milline see vestlusõhtu võiks olla, et mida te ootate. Eks ole natukene hirmutav, et ma nagu võib-olla ei tea, kas meil on veel nagu niisugune baaskuulaja välja kujunenud või ei ole, et võib-olla nüüd juba on, aga täpselt veel ei tea, vaata. See on siis, kui me oleme nii väiksed välja tegelikult. Jah, aga see ongi see koht, kus ma tunnen, et meie vaatajad, kuulajad saavadki meid aidata ja nagu öelda, et kas live vestlusõhtud kõnetaks praegu. Kui üks inimene kirjutas, paneme Alexela kinni. Kui üks kirjutas, siis kindlasti. Fairpoint, sest iga nagu jälgija kuulaja on eriline. Et annamegi talle kõige suurem show. Et ma mingi päev stories ka panin, et ongi vaata neid podcast'e ja mingid melasaateid on nii palju, aga ometi meil on inimesed, kes meid kuulavad, kes jagavad tagasisidet, kes kirjutavad, et nagu mega suur kummardus teile, nagu we love you, päriselt. Jah, kummardame sisemiselt praegu. Jah, muidu me oleme pea vastu mikrit. Kuna mõlemad olete trenni ja toitumise jälgimisega seotud või teil on oma kogemus, siis oleks huvitav teada, mida arvate erinevatest Zero toitudest, kastmed, siirupid, snäkid ja nii edasi. Snäkki me juba proovisime eelmine kord. Jah, eelmine kord proovisime. Ja Zero jooki me juba joome täna. Nii et tehtud. Et seisa lotta. Kastmed, siirupid. Tehakse ju, vaata neid mingi, näiteks mina, kui ma võtan tanklast, võtan kohvi, siis ma panen seda suhkruvaba mingi vaniljasiirupit. Et äkki ta mõtles seda sellal. Äkki mõtles siis järgne kord lihtsalt siirupitega hakkame siin otse suhu laska mingid siirupid endale. Aga jaa, ei, kõik, kes tahavad saada üldse meie siia punti, siis andke teada, proovime teie asju ka nagu Sant Pellegrinot praegu. See nimi on nagu nii ilus, see kõlab ja see, kuidas sa ütled seda, vaata, see on siuke, see on Vahemere stiilis. See on väga Vahemere stiilis maitsed. Nii, kus me jäime? Mida arvate Steviast? Kuidas hoida ennast motiveerituna, et jälgida toitumist, mis on eesmärkidega seotud? Kas teie silmis on toitumine tugev jälgimine seotud söömishäiretega või see tekitab seda? Mida arvate Steviast? Mida sa arvad Steviast? Ma ei tea, kas just Steviast või üldiselt magusainetest? No mina ise kasutan seda ja nagu
ma ei tea, minu arust Stevia on vist see, mis on mingi 1000 korda või miljon korda magusam kui suhkur, oli vist? Mingi asjad olid aga vaata, ongi see, et ja siis tuuakse välja, et see on palju ohtlikum kui suhkur, aga sa paned seda, sa tarbid seda tegelikult nii vähe, et noh, see on ohutu, sellest on tehtud ju mitmeid uuringuid, et tead, neid uuringuid on nii ühele kui teisele poole, nii palju kui mina aru olen saanud ja lõpuks me oleme lihtsalt see, et me valime iseenda selle mürgi, mida me siis aktsepteerime ja mida mitte, nii et mina olen mõlema mürgi poolt, nii suhkru kui stevia poolt, et Coca-Colad on näiteks, minul on mitte zero'd, vaid ongi need suhkruvabad, eks ole. Aga üldiselt kui on mingid suhkruga asjad, siis ma ära ei ütle, selles mõttes kõik on kogused, see on nagu kõikide asjadega maailmas on see, et oleneb, mis kogustes me neid sööme. Ma kujutan ette, kui sa sööksid steeviat ka, kui sa hommikul paneksid 15 steevia seda endale põske ja õhtu võtaksid veel 15 tükki ja niimoodi aasta aega, siis ilmselgelt see ei vasta sellele ohutusele. Et sama nagu öeldakse, nagu kiputakse ütlema, et vesi on ohtlik, kui sa jood liiga palju. Et kõik on ohtlikud. Kõik asjad on, et sa peadki lihtsalt nagu kogused. Mis on sinu eesmärk ka täpselt? Et kui sina tunned, et sul on nagu stevia või selles mõttes mingisuguse magusainega, saad oma magusa vajaduse sellega rahuldatud, eks ole, ja sa saad süüa oma kaloreid täis siis nagu teiste toitude pealt, eks ole, mis siis on nagu fine. Jah, ma arvan. Aga mis sa arvad sellest, et kas toidu trackimine on siis mingi toitumishäire või kas see viib selleni, võib viia selleni? Ja ikka viib. Ikka võib viia ja ikka viib ja siin oleneb täiesti inimesest, et mina teistmoodi kaalust alla saada teadlikult ei oska. Et kõik võistlused, mis ma olen oma elus teinud, ma olen trackinud kaloreid. Esimene võistlus ei trackinud, siis mu treener lihtsalt soovitas seda, et süskarid välja ja siis ma sõin ainult liha ja juurikaid. Ja toimis väga hästi tegelikult. Aga ühtegi teist dieeti ma pole teinud süsivesiku vaeselt. Süskarid on sees, süskarid on kütus, süskarid on vajalik, kõik see, et jah, esimene tuli hästi välja, aga rohkem ma seda ei ole teinud. Aga ma olen alati peale teisest korrast on alati trackinud, mul on kaloraar sees, millega ma siis alustan, kõik on niimoodi paika pandud, palju valku, palju süskareid, palju rasva, et selles mõttes, et see aitab vähemalt võistlus, kui sa võistluseks valmistud, see on nagu parim võimalik asi üldse. Kui sa ei valmistu võistluseks, siis on nagu teine asi. Siis on ikkagi kuidagi võib-olla oleks mõttekas nagu lihtsalt paika panna umbes kuskilt, kui palju sa sööd, eks ole, et siis see trackimine iseenesest nagu vajalik ei ole. Aga jah, mina isiklikult ei oska teistmoodi alla võtta, kui ainult trackides. No mul on ka pigem, mulle meeldib trackida. Mingitel hetkedel see kohati tundub nagu võib-olla tüütu, aga kui sa nagu seda piisavalt kaua teed, siis see saab nagu üheks elu osaks. Pluss läbi selle trackimise ikkagi aja jooksul sa hakkad tajuma vaata neid kogused enam-vähem. Ja kui ma alguses, kui ma hakkasin trackima, siis ma ei käinud väljas söömas, sest ma ei teadnud vaata, ma ju ei tea palju siin on. Aga nüüd enam-vähem nagu oskad tajuda vaata, et siis arvestad lihtsalt selle mingi osa sealt endal maha ja et mul ei ole vaata mingit hullult täpselt vaja seda järgida, et siis ma saan niimoodi mängida, aga jah, muidugi kui on mingi kindel eesmärk minna siis lavale on ja, et siis sa pead nagu kõik makrot täis saama. Aga isegi siis on tegelikult niimoodi, et kui sa lähed korraks kui ma lähen korraks restorani mingisugusel päeval, ma ei käi iga päev restoranis ja võtan see mingisuguse steigi ja mingi kartulid on ja et siis ongi, lähengi otsingi MyFitnessPalist mingisuguse sarnase ära, ma lähen umbes ära, et mis ta võib olla. Ja panengi julmalt siis sinna 1000 näiteks, et teemegi näo, et see oli mul 1000 ja nii ongi. Et igapäevaselt see ei toimiks, aga ikkagi mõned korrad, eks ole, ma ei tea, kuus on jumala pohhui selles mõttes, et sa ei saa lolliks minna, et meil on olnud selline treener, kes on jah lõiganud, ma äkki olen seda rääkinud, et on lõiganud lausa pähklid pooleks, et nagu get your shit together. Ei, see ei olegi okei, et see on juba täielik äärmus ja see ongi see, kus oli see küsimus, et kas see võib toitumishäireks minna. Muidugi võib, sellepärast, et kui sa kogu aeg trackid ja kogu aeg oma sõltuvuses sellest, kui palju sa kaalud ja et ei lase siit-sealt sul, lõpuks sa oledki nagu selles mõttes nagu, ma ei saa öelda, sa oledki nagu loll valmis, aga sa trackid ka siis, kui seda võib-olla vaja ei ole, sa ei suuda enam nagu lõdvaks lasta, sa ei suuda enam nagu toitu nautida, sul on kõik vaja kogu aeg sisse panna, eks ole. Muidugi, see võib tekitada igasuguse jura, lõpuks sa suures ärevuses sellepärast, et su keha ei reageeri nii nagu peaks, et sa oled juba kuradi 1200 juures, 1000 juures on ju, ikka alla ei võta, on ju. Et nagu kõik see,
et siis on kindlasti vaja mingisugust muutust kogu selles, üle vaadata kogu see süsteem, et see stress võib ka tekkida puhtalt trackimisest. Jah, võibki ja kõigile see ei sobigi ja see on fine, et igaüks peab leidma nagu enda selle viisi, et kui ta tahab mingit eesmärke saavutada ja kui sul on suva, siis see on ka okei. See on, igal ühel oma. Aga fitnessi maailmas toitumishäired on tavaline, et paneme siis kõvatama, ma arvan, et 95% inimesest toitumishäiretega. Et one way or another, kas on seal binge eating ühel hetkel või siis ongi see keha valesti nägemine ja siis ongi kas, et ütleme, et igasuguseid erinevaid toitumishäired ja mina tean, et kõikidel on need peaaegu olnud. Aga mis mulle meeldib, on see, et sellest räägitakse üha rohkem. Et tuuaksegi välja, et näe, ilus lavavorm, aga nagu see on see, mis hinnaga ma selle sain, vaata. Et nüüd mul on mingi sellest, kui see võistlus on ära, kuidas nad toovadki välja, et nad söövad niimoodi, et nad lähevad katki, aga nad söövad edasi. Et mul on nagu hea meel, et sellest räägitakse, muidu kõik vaatavad, et nii tore, vaata, teed trenni, jälgid toitumist, saad sinna lavale, saad oma elu kõige parima vormi, aga näiteks naiste rahvastel, vaata, et see kehal tekib stress ja sul kaovad päevad ära ja võib-olla pikas perspektiivis võib juhtuda see, et sa üldse nagu ei saa lapsi, et igal ilusal asjal aga me ei ole veel päris seal, sorry, et ma ei rääkinud just, aga me ei ole veel päris seal, et see oleks nagu et kõik sellest räägiksid, sest ikkagi suurem osa fitness-influencerid ikkagi räägivad sellest, kui ilusad nad on, kui healthy'd nad on, ja tegelikult see, mida nad teevad, on väga kaugel healthisusest, samamoodi kõik suurte musklitega mehed, kelle rasvaprotsent on mega väike, siis alati mõelge selle peale, kui healthy'd nad tegelikult on. Et see ei ole kunagi must ja valge ja tulla tagasi selle mingisuguse 18-19 aastaste fitness-treenerite juurde, et üks osa minust austab selliseid inimesi, kes ongi nagu saanud nagu noorelt hea vormi, aga teistpidi see tekitab hirmu minus just sellepärast, et nendel puudub igasugune kogemus teistsuguste inimeste jaoks kui see, mida ta ise on nagu läbi teinud. Et fitnessi treenerite ja fitnessiga seotud inimeste puhul tekib see asi, et see, mis nemad teevad või see, mis nemad teavad, see on ka õige. Kõik muu on vale ja siis ongi, et mingisugune 18-19 aastane fitnessi vend, kes ongi heas vormis ja on saanud seda naturaalselt, siis ma lihtsalt päriselt tahaks minna tema juurde, et davai, nüüd olen mina nii vana, need on minu vanuseks ole, minu elustiil, kui palju ma saan trennis käia ja siis vaatame, kuidas sa suudad minus sellise asja välja teha. Et lihtne on olla, kui sa oled nagu noor kohustusteta ja nii edasi ja siis tulevad sellised vennad ütlema sulle, et ikka tuleb ikka distsipliin ja sellist asja hoida ja see niimoodi, tead, nagu, et see ei ole kunagi nii mustvalge, et aga ma ütlen, et miks ma nagu oskan selles nagu hästi kaasa rääkida, on see, et ma olen ise olnud täpselt samas kohas. My way or highway, et ma tean täpselt, kuidas sellega teha. Ma kujutan ette, kui minu treenerina sellel hetkel olekski tulnud mingisugune 55-aastane naine, kes on sünnitanud 7 last ja võitleb mingisuguse ma ei tea millega, suhkruhaigusega. Ma olen täiesti käpuli maas. Et ma loodan, et treenerite koolitustel ja asjadel need teemad läbitakse, ma kindlalt läbitakse, aga ma loodan, et treenerid nagu selles mõttes harivad ennast kogu aeg, et nad ei istu ainult selle oma selle teadmise hulgas, et kui sa tahad endale lai hulgu, tee kuradi lateral raise, käib. Mine istu endale tegelikult ka sisse. Aga ega sinna ei jõua ennem. Sellest ei saa inimene enne aru, kui ta jõuab mingisugusesse kohta, kus ta saab aru, et türa ma ei tea ikka mitte midagi. Ma tean ainult seda väikest 2%, mis mulle on toiminud, vaata midagi taolist. Et see on crazy maailm. Aga ja sellepärast on oluline leida see õige treener endale. Et treener ta on sul nagu selles käepikendus su eesmärkide suunas, aga ta peab sulle sobima. Just, aga vastuolu on ka selles, et ma ei taha kindlasti nagu öelda, et nagu noored treenerid on rumalad, vaid vastupidi, mul on väga meel, kui inimene juba leiab noore seas enda kire ja ta hakkab ennast nagu arendama päriselt ja ta aja jooksul saab nagu treeneriks, kes sobiks nagu üks hetk nagu kõigile. Et see ongi võib-olla see kokines, mis lihtsalt nendel noortel nagamannidel on. Me kõigil on nooremad see. Mina ja maailm, ma olen kõige targem ja me oleme kõik selle läbi teid, et see on lihtsalt üks osa elust. Ja. Aga päriselt ma tahaks näha, kuidas 18-19 aastased Ott Kiivikat lähevad praegu siis võistlusteks vormima näiteks. Nagu päriselt. Mine hakka nüüd toda meest õpetama. See oleks päris huvitav. See oleks päris huvitav, eks ole, ja huvitav oleks see, et Kott laseks seda teha, et
et kas seal midagi kehas toimuks või ei toimuks. Mingi hea eksperiment. Ott Kivikas, kui seda vaatad. Äkki. Lähme otsime sul mingisuguse lollaka väikse nagamanni, kes hakkab õpetama sind, kuidas teha lateralreise. Jah. Veits toksik või mis? Ma olen ikka toksik veits küll. Me kõik oleme veits, ma arvan. Kindlasti. See on okei, mingi maani. Et kogu aeg oleks ainult näpud püsti. See oleks ka raske. Ma arvan, lihtsalt ma võtan näpud püsti niimoodi. Niimoodi või? Mitte niimoodi. See läheks ainult hullemaks, sest vaata, kui sul on nagu see üks normaalsus, siis sa lähed sealt edasi kogu aeg. Et nii on iga asjaga. Aus. Et ükskõik, mis me teeme. Et a la tänane uus rekord on homne kuradi normaalsus on ja. See on ka crazy, jah. Et see on see trennis, on see mingi tööl, kus iganes. Et paraku nii on ja see on see koht, kus sa pead ise nagu veits vaatajate numbritega, et see on see koht, kus sa pead istuma maha ja nagu veits nagu maa peal tagasi tulema, et ma ise ka kipun nagu kogu aeg vaata, lähme ainult kaugemale, kõrgemale, paremaks on ja kuni üks hetk sa lihtsalt laip ja siis sul ei ole mitte mingisugust tulemust. Jaa, see on küll üks asi, et mida kui ma tagasi tulles enda, ütleme noore mina juurde, et mida ma oleks tahtnud teada varem, ongi just see, et alati ei ole rohkem parem, alati ei ole vaja alati teha kõiki asju rohkem, vaid mingitel hetkedel on vaja võtta hoog täielikult maha ja nagu olla. Sest et kui sa oled, siis sealt hiljem sa saad seda energiat, eks ole, mitte kogu aeg pushida ennast. Viimse piirini. Kogu aeg pushida. Ja see on praeguse maailma suur probleem ka, et kogu aeg on vaja pushida ennast kaugemale, kõrgemale. Tegelikkuses me vajaksime kõige rohkem maailma stabiilsust. Tegelikult me vajame, et ongi meil stabiilne mingi elurütm, meil on stabiilne laias laastus töö, meil on stabiilne pereelu, eks ole. Meil ei ole kogu aeg nii, et meie pereelu peab kogu aeg olema parem, kogu aeg olema parem, tööl me oleme kogu aeg produktiivsemad. Et see ei ole lihtsalt võimalik, et trennidesse mingi ajani võimalus, aga üks hetk su keha ütleb sulle ka, et kuule, calm the fuck down ja siis sa oled seal, kui 6 aega ei jõua midagi teha näiteks on, ja siis süüdistad ennast ja käid ja proovid veel ja selle asemel, et okei, praegu mu keha ütles mulle nii, nüüd on nii, et ma olen üle pingutanud, ma tõmban hoo maha, ongi, ma ei tee 6 aega trenni näiteks. Aga see on mega raske. See on mega raske, sellepärast, et kui sul on, nagu kui sa oled trenni inimene ja sa ei käi 3 päeva juba trennis, sa tunned, et kõik su gainsid on kadunud. Tegelikult ei ole. Tegelikult peaks olema jälle niimoodi, et kuskil, mis see mingi 2 nädalat või mis see number oli, kus nagu ei juhtu kehaga mitte midagi. Et ma saan aru, kui sa käid iga 2 nädalaga 1 kord trennis, et siis see ei ole nagu päris see, aga üldiselt on ja tegelikult need gainsid, mis muutuvad, see on ikka milli kuradi meetrid ja nii väike osa, aga see, kuidas sa kujutad ette, kuidas kõik on kadunud, kui ma nüüd seda kätepäeva ei tee, kõik ei ole, käsi on sul ikka sama suur. Sest järgmine kord sa oled tugevam veel, sest sa oled natukene puhanud rohkem. Ja oledki. Ja kui sa nagu selleni jõuad, siis see on mingi life hack. See on life hack. Mul oli ka vaata mingi periood, kus ma ei arvanud, et ma selleni jõuan, et ma ei taha trenni minna, aga ma läksin vastu tahtmist ja kõige hullemad trennid üldse, sest et sa lihtsalt ei jõua midagi ja siis sa hakkab mentaalselt sind sööma, sest nagu mis mõttes sa ei jõua, nagu ma ei tea, eelmine nädal jõudsid vaata, et ära ole siuke tuss, nagu tee ära, vaata, hambad ristis. Mul on olnud trenne, kus ma lihtsalt, ma teen oma trenni ära ja mul on fucking pisarad silmis, sest see oli nii raske, see oli nii vastik. See oli hiljuti sul ka mingisugune trenni selline. Jah, et see oli nii vastik, see oli nii raske, ma tundsin, ma ei jõua, nagu ma tundsin ennast nagu viimane luuser on ja, et aga siis, ma ei tea, võtad võib-olla mingi aja maha ja lähed trenni ja oota, ma olen tugev kui karuna, hoidke alt ja siis tuleb uus power ja tuleb uus hingamine ja trenni läheb veel paremaks. Aga see on väga raske endale selgeks teha. On, jõhkralt. Ta ütlen, kui sa oled ikkagi nagu fitnessi hoolik selle koha pealt, siis nii on. See on raske võtta neid päevi, kus raskused saavad puhata. Ongi, aga ma arvan, et harjutamine teeb meistriks. Absoluutselt. Või lihtsalt harjutajaks. et võib-olla ongi oluline see, et su enda lähedased tuletaksid meelde, et see on okei, kui sa puhkad. Ausalt kellegi ütlevad. et võib-olla asi, mida ma enda sotsiaalmeediakanalil ka võib-olla tahaks rohkem kajastada, et
et puhkame. Ja, mingi hetkeni motiveerimine ja see ongi nagu fine. Jah. Üldiselt ka nagu sotsiaalmeediakanalites, et see on nagu fine, et ega ma ei ütlegi, et keegi ei tohi olla motiveeriv või selles mõttes, aga alati tuleks näidata seda teist poolt ka. Yeah. See on kõige olulisem, sest et sinu jälgijad, mitte sinu, aga üldiselt inimeste jälgijad ka nagu vaatavad, kuidas teine teeb ja siis piitsutavad ennast, miks mina ei tee ja sina jälle näiteks paned ainult seda pilti, kuidas iga päev kükid, on ju. Türa, pane see pilt, kus sa ei küki ja sa nutad, sa kirjutasidki, et mul on praegu keha läbi, et ma nädal aega nüüd trenni ei tee ja nii on õige ja siis paned järgmise video, kus sa joonistad ja värvid mingi vesivärvidega, et nii, see on nüüd see, mida ma teen praegu sellel hetkel, kui ma trenni ei tee. Rahustan enda kuradi ennast. Ja nagu päriselt. See ei ole, see on see, millesse mina usun hetkel. Võib-olla see ei ole tõsi, aga ma arvan, et see on see, mis võiks olla. Jah, siis see võib-olla toimib vaata sinu puhul ka ja nagu oluline on see aeg maha võtta, kui on vaja, aga sa pead tegema nagu sellel ka vahet, et kas mul on lihtsalt motivatsioonipuudus, sest et on mingid asjad, mingid päevad, kus sa pead distsipliini pealt ikkagi tegema asju, aga kui sa trennis olles tunned, et su keha ei jõua, siis on nagu, ongi, võtta see aeg maha, aga kui sul on see, et ma väga ei viitsi sinna trenni minna, vaata, mul ei ole üldse motivatsiooni, siis mine trenni, vaata, proovi, kui on raske, nagu kui tunnedki keha on läbi, siis lähed koju, kui tunned, et kuule, tegelikult ei ole üldse hullu, vaata, siis paned sajaga edasi. Et uksest välja samm. Jah, sest et lihtsalt puhtalt mingi motiveerituse peale jääda lootma, see on ju, see ei jõua mitte kuskile sellega, et sul peab ikkagi see distsipliin ka olema, et mulle meeldib, kuidas Kaisa Kuusnõmm hästi ütleb, et nagu hammaste pesemine. See on asi, mida sa tead, et sa pead ära tegema, sa teed selle ära, kas sa tahad või mitte. Et ma arvan, et trenni ja kõige muuga on sama. Aga see on natuke lihtsustatud, ma tahaks jälle vastu vaielda, et kui sa ütles, see on nagu hammaste pesemine, siis nagu iga inimene, kes ei viitsiks trennida, ütleks, et aga hammaste pesemine on 1-2 minutit, et trenniga on hoopis teine asi. Äkki võiks võrrella seda võib-olla mingi tööga või mille asjaga, et on ka mingid asjad, mida on vaja teha ja et need hammaste pesemine on parim näide. Ma arvan, lihtsalt see on hea süke paralleeli tõmbamine, et see asi, mida sa teed ju ilma motivatsioonita. Sa teed seda ju. Et okei, seal on see mingi võib-olla teine ajaline faktor, aga see ongi väga suur faktor ja paljude inimeste jaoks see faktor mängib tohutut rolli. Et kui sa räägid mingisele inimesele jälle näiteks, kes on toome jälle 3 lapse isa või 3 lapse ema ja tal on oma töö ja omad asjad ja siis sa räägid, et see on nagu hambapesu ja siis on niimoodi, et okei, mul on raske seda hambapesu aegagi leida. Et see jälle on selline, kus sa nagu oma eluga oled, et Kaisa Kuusnõmmel on seda hea öelda ja siis ma ei mõtle halvasti, aga laialt sinul on ka seda lihtne leida, aga mingile pereisale, pereemale selles mõttes, et ma ei räägi ainult vabandustest, ma räägin üldiselt nagu füüsilisest ja vaimsest võimekusest sellega nagu tegeleda, et see ei ole nii must ja valgevat. Ja see on fair point. Aga muidugi on vaja selliseid motiveerivaid naisi ja lauseid, et nagu Kaisa Kuusnõmm ja hambapesu ja trenn. Need mingitel hetkel aitavad lihtsalt sellest nagu laiskusest üle saada, et me inimestel oleme aeg-ajalt nagu veits laisad ka. Muidugi. Et meil mugavus ja nagu tegelikult ju kuradi aju eesmärk ongi siin elus hoida ja siin, et sul on mugav ja turvaline ja hea olla, et siis ta teeb siuke trikke, et näiteks kui ma nüüd siin sügisel lähen maratoni jooksma, siis ma arvan, et see on mu elu kõige kõvem siuke vaimne töö seal olles, sest ma arvan, keha peab vastu, aga vaat see vaim, see ilmselt hakkab poole tee peal, kui mitte varem juba rääkima, et aga tegelikult ei pea ju. Ma usun, et sinu pool mitte, et selles mõttes on nagu fine. Ma arvan, et kui ma olengi seal nagu võistlusel ka, siis see on hoopis nagu, see on teine teema. Ma tulin siia, ma tulin kohale, raha on makstud, ma ütlesin, ma teen ära, siis ma fucking teen ära selle, pluss nagu tore on seal finišis olla ja mõelda, et mine perse, ma jooksen maratoni ära. Ja siis ma olen suht kindel, ma olen pisarad ka, nagu ma olen 100% kindel ja ma loodan, et ma saan kuidagi seda kõike nagu jäädvustada ka, et see on, ma usun, yes, täpselt, see on see maratoni jooksmine on siuke mingi, ma arvan, üks ilus osa minu mingist arengust või et kuhu ma jõudnud olen enda jaoks. Muidugi. Jälle üks
nagu jälle sammukene millegile lähemal. Muidugi ei tea, kus meie see lõpp-punkt on kõikidel, aga ei tea ka. Ei tea, jah. Või see on mingi vahefiniš, vaata jälle. Ei, ma arvan, et siuksed väiksed mingid eesmärke tuleb endale panna või mingid siuksed challenge'id teha endale, et sama elu hakkava. On täiuslikum selles mõttes, et ma arvan, et kõik inimestele see ei sobi, kui mingisugune eesmärk kogu aeg on, aga on olemas mingid kind of people, nagu võib-olla ongi sina, mina ja siis veel mingid inimesed, et me tahame mingisugust käega katsutavat, mingisugust nagu tulemust saada millegile. Et need on vajalikud võidud, vaata, boom, tehtud. Ja siis vaatab edasi. Oluline on neid hetki nautida ka, sest et need eesmärgistavad inimesed kipuvad selle asja ära tegema, siis pühkima selle maha ja juba on järgmine eesmärk, et selle asemel, et nagu, et nautida, käia ja ongi patsutada endale rinnale ja öelda, et ma tegin seda siin ja siis võttagi, et selle asemel võetakse juba järgmine siht. Oi! Ja siis tuleb mingisugune Ela Rosila, ütleb, et no ja mis on järgmine samm, sest sinu käest küsib, nüüd ma lähen Aafrika maratonile 2 kuu pärast, vaata, see ongi, et cool, juba uus eesmärk. Ja. Ei, ma arvan, ma kavatsen väga palju riputada sellega, kui ma maratoni ära jooksen, sest minu jaoks on see väga suur asi. Mina, kes ma kunagi olin väga nagu spordikauge või jooksmisest rääkimata, ma vihkasin jooksmist, aga nüüd ma arvan, mu kõige raskem osa on ka see ilmastik, sest see päike ikka lagi pähe paistab, siis kellad. Siis on kellad, sest ma käisin nagu vihma jooksmas, see oli mu elu parim jooks, seda ma nautisin igat sekundit sellest, see oli nii mõnus, see oli kaif ja see oli see hetk, kus ma sain aru, et vau, see ongi see asi, millest nad jooksmisele räägivad. Et ma loodan, et maratoni ajal võib-olla on siuke sajab vihma ja on jahedam, aga kui ei ole, siis teeme ikka ära. Siis jääme lihtsalt lootma, et padukas on rahe, torm. See on esimest korda, kus keegi nagu loodab vaata sitale ilmale. Muidu on kõik mingi, puhkus algab, ma loodan, et on nagu ilus ilm, vaata. Ma mingi maratonipäev, 14. september, palun tehke kõik vihmatantsu. Palun, kõik, kes te vaatate ja kuulate vihmatantsu, 14. september. Juba hommikul hakkabki pihta. Eelneval õhtul juba tegelikult hakkame juba tantsu tegema. Jah, tuleb. Kindlalt tuleb, sest meie kindlasti suudame ilma mõjutada. See on fakt. Muidugi. Ühes koos me suudame seda. Kule, aga vahva. Näeme siis varsti jälle, et paneme praegu selle putka kinni, ma arvan. Paneme selle värgi siin kinni. Võikski rääkima jääda selles mõttes, et... Ja mulle meeldib, nagu, kuidas me alustame alati mingite teemadega ja me lõpetame hoopis mingi teises kohas. Aga nii need podcastimised käivadki. Cool. Kuulge, aga olge siis tublid ja subscribe'iga ja kirjutage, tahate laivi või taha. Jah. Pange hullu. Tšau. Pange hullu. Tšau.